eks psühholoogid ka räägivad, ega see tunnete alla surumine, kunstlikult, et kuskilt hüppab ikka välja jälle tagasi. Et me oleme tundelised hinged, elusolendid, vaimolendid. Ja filosoofid ja kõik kultuurid ja erinevad ajastudel kõik nagu analüüsivad, et kust need tulevad, need emotsioonid, kuidas neid saaks nagu reguleerida. Seal täheseis ja kehaline hügienia ja kultuur, mõtlemine, etikett, moraal, suhtlemine, mis muusikat sa kuulad, värvid, lõhnad, maitsed, toit ja kuidas see mõjutab meil seda tundemaailma. Aga ometi tundemaailm jääb. Tundemaailm, emotsioonid tulid, et jääda. Sa koged, eks ju, erinevaid eluvärve, varjundeid. Ja siis pakutakse erinevad versioone, et mis siis teha et põhimõtteliselt sa saad ainult kvaliteeti parandada. Nagu hingele, jumalale ja headusele, armastusele lähemale jõuda, et ütleme, et sul tuleb jõuetuse ja kurbuse emotsioon, ta juba tuli kohale, kõik ujub kõik, mis seal kedagi solvanud, valesti teinud, eks ju, kogu see valu tuleb kohale, sa näed seda maailmavalu veel ja üksikuid inimesi ja katkiste südamete klubi liikmed, kes me kõik siin oleme materiaalses maailmas. Et mis selles kurbuses teha, et sa ei saa seda kurbust ära saata, et ei, et ma tahan olla lapsemeelne rõõmus. Juba tuli kohale, rong tuli kohale. Siis palvetadki, võtad selle emotsiooni vastu, eks ju, kasutad seda emotsiooni nagu kvaliteetselt, mitte püüad, et muidu see viib sind sinna kibestumise ja enesetapumateteni. Lõpuks, eks ju, mõtled, et okei, tunned kõigile kaasa, tunned iseendale kaasa, palvetad, et Jumal ja see tunne, see kurbus, ma näen selle maailma valu ja need üksikuid katkisi hingi, kes me mängime nendes kostüümides ja maskides ja mis on ajutised ja need hirmud ja kõike seda koged ja siis see teeb selliseks, esiteks ta teeb alandlikuks ja teiseks tunned, et me oleme kõik üks pere lihtsalt siin materiaalses maailmas, praegu sellises hetkes, sellises mõõtmes. Mitte ainult inimesed, loomad, putukad, kõik puud. Ja proovid lihtsalt palvetada ja paluda vabandust ja oledki sellises kahetsuse ja kurbuse, ahastuse piiri peal selles emotsioonis. Teeb ta selles mõttes kvaliteetseks, aga emotsiooni ei saa muuta või siis, kui rõõmus on, siis ei jõua ennast seaks ja ei mõtle, et ma olen maailma parem ja kõige ilusam, vaid seda rõõmu ka jagad kuidagi või küllust või raha või nagu teistega. Ülistada tänad Jumalat, kui sul on midagi jagada ja kui sul on rõõmus, selline lapsemeelne kelmikas tunne, siis proovid ka seda kõigiga jagada. Mitte võtta seda, et see on normaalne, mul olengi happy ja ma väärin seda successful'i man'i image'it, eks lood ennast legendi netist, nagu ma räägin seda ka kogu aeg. Kes sa tegelikult ei ole, aga üks osa sinust on selles mõttes, et meis on kõike nendes emotsioonide kammades, kui rõõmsa lapsemeelse muretu, eks ju, hingest kuni sinna eksinud üksiku lapseni, eks hing on, vaata ma ei tea, miks ma seda näidet toon, aga laps on nii vahetu, eks ju, ta püüab kõik emotsioonid kinni või loomad ka, et neil on see vahetus, mis paistab võib-olla küll just kui naiivsus ja sentimentaalsus ja rumalus kohati ja kohati võib-olla on ka. Seal on ka mingi puhtus, eks ju, ja siirus, see pool. Et õppida siis kvaliteetselt emotsioone võtma, alandlikult ja tänulikult ja nendes olema, sest nagunii ei ole valikut, mitte nendes kibestuma või ülevõlli minema. Teha nad selliseks, Jumalaga ja teistega üheks, armastus on mänguks.